ja seal väiksel Balti merel üks väike Saaremaa. Sinna tooris igal suvel oma sammud ikka seab. Las saarel möllab torm, meil tuju ikka hea. On mitu päeva jäänud? 5 päeva jäänud. Ei minema veel pea. Öökakol ja sina väike Rapla neiu, mis saarele sind toob. Kas survevalts või pille või hoopis keegi muu. Las saarel möllab torm, meil tuju ikka hea. Ja mitu päeva jäänud? Endiselt on 5 päeva jäänud. Ei minema veel pea. Ööga kolm ja tule ütle väike tooris, mis saarele sind toob. Ma tulin siia selleks, et tantsida Õhviga. Proovi Vauri. Ma tulin siia selleks, et tantsida Kohuriga. Paika! Öökakoja! Ja mitte üldse Marimo. Sest et mina olen mina ja sina oled sina ja me oleme täiesti erinevad. Kas oled kuulnud varem seda häält? Vaata, déjà vu. Kas oled käinud varem seal kus sügisel on koor? Kõnnis Toomemäe nõlvad seal kus sügisel on koor. Oh Tartumaa, seal kus sügisel on koor. Sinu Emajõe silmad ja sügisel on koor. Oh Tartumaa, sest ise on nüüd Tartumaa. Kaugel künnaste taga ja keel on siin Saaremaa. Väike on pilvede taga, tegelikult väga mitte. Tartumaa, kaugel künnaste taga ja keel on siin Saaremaa. Väike on pilvede taga.
seal, kus sügisel on koor. aparaadi tehas ja sügisel on koor. Tartumaa, seal, kus sügisel on koor. ülikooli pinginüün ja sügeleb mu puus. Tartumaa, kaugel pingaste taga ja külm on siin Saaremaal. Väike on küll, see on ikka kotka, sest et teil on nüüd Tartumaa. Kaugel pingaste taga ja külm on siin Saaremaal. Väike on pillede taga ja lõpetaja Annela, Annela. aastal rasked olid need Annela, Annela. kuid ta hakkama ju sai Annela, Annela. Annela on andekas, Annela, Annela. ma ei tea Annelast midagi, Annela, Annela. mind pole temast kuulnudki, Annela, Annela. Ats on meil ju kalamees, Annela, Annela. Atsanes on teist kõigist lahedam. Steffi on sõjaväes. Steffi on sõjaväes. Steffi on sõjaväes. Steffi on sõjaväes. On kirge me kallis. On kirke me armas, on jumiste corazon. Kirke on kaunis, kirke on nunnu. Kirke saab varsti veterina. Da 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 da.
sellise survelise salasõbra asja, et need, kes varem ära lähevad, neid ei ole palju, aga võib-olla see, et tal on salasõber, survestab teda sedavõrd, et ta lihtsalt ei saa varem ära. Loodame. Kallid ristitavad, rebased, tere tulemast, kallid lauljad, tere tulemast, kallid vanemad, lugupeetud daamid, härrad ja publikum. Oleme täna kogunenud siia, et tähistada väga erilist sündmust. Kas keegi teab, milliseks on kuulutatud tänavune Eesti suvi? Ametlikult on Eesti tänavune suvi armastuse suvi. Seda on rääkinud kõik ajalehed, ajakirjandus ja ka inimeste seas liiguvad jutud, et tegemist on armastuse suvega. Samuti on sellele viidanud oma uusimas suvehitis ka ansambel Smilers, nimetades tänavuse suve hipisuveks. Aga sellest me täna siin ei soovinud rääkida, vaid kogunesime siia selleks, et pühendada sisse meie uued tulijad lootuses hakata neid samamoodi armastama, kui hipid armastavad suve. Lootuses, et ka nemad hakkavad armastama meid lauljatena, inimestena, õpilastena ja õpetajatena. Oleme kogunenud täna siia, et viia läbi see kaunis pikaajaliste traditsioonidega rituaal. Ma loodan, et me kõik oleme selleks piisavalt valmis, sest kas kunagi saabki piisavalt armastuseks valmis olla? Seda me küsime iseenda praegu ja kohe ja seetõttu, et mitte liiga palju aega pühendada tühjale tähjale ja lollile jutule ja alustame oma traditsioonilist rebaste ristimise rituaali. Palun, aplaus! Kokku lähevad otsaesised ninad. Raigo alustab laulmist ja Sten Olede peab selleks ajaks tegema suu lahti. Ennalt hoia mind, jookstavat Vahetus! Ei ole aega oota, vaikuse varju loota, plaanides minna hooga. Vahetus! Laula ja huiska, sest lauluaeg on käes. Vahetus! Me olme kolmeksi sõsare, me olme kolmeksi sõsare, kus me kolmi kokku saame, kus me kolmi kokku saame, kolmi. Vahetus! Selle võib Imbile saata kohe see pildi. Sees on koobitanud sai. Ai varavai, ai varavai. Ai varavai, ai varavai. Kopitanud sai ja moos. Kopitanud sai ja moos. Kõik on koos. Kõik on koos. Nüüd minust püha laagliline sai. Nüüd minust püha laagliline sai. Ai varavai, ai varavai. Ai varavai, ai varavai. Ja selle vande baasteksti looja on tänaseks kuulus arhitekt Villu Scheeler. Hiie! 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 Läheb. Hiie! 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 Sassaren mööda torm,
ellu ju ikka jää, kuid mitu päeva jäänud. 3. Ei minema veel pea. Köögist äkki enam ei kuulda. siia midagi vahele. Haidesid puud on, natuke on puud. Silma järgi. Tegelikult ei pea kõiki seinu tegema, et see võibki jääda selliseks nagu karkassiks, et me näitame seda struktuuri. Aga see võib üritada, et võib-olla mõni sein oleks tore samas nagu näidata. Kuna ma olen ainukene, kellel pole see väga lavamoodi, siis ma pean ikkagi neid seinad tegema. Oletus oli see, et no katsetes tundus, et tüdrukutel nagu tulevad sõnad paremini meelde kui poistel. Ja kui siit nüüd vaadata, siis tüdrukutel, no selge maksimaalne see sooritus oli 13 sõna, mis oli tüdrukute hulgas, poiste maksimum oli 11. Aga samas ka kõige madalamaid sooritusi 4 sõna oli tüdrukute hulgas rohkem, 2 tükki ja poistel oli 4 sõnaga ainult 1 poiss. Et tegelikult need graafikud on erinevad, mis, noh, ma päris seda keskmist ei hakanud arvutama, et sellest mul liiga kaua aega võtta. Ma sain teada, et ma oskan lennata. Läik! Ta esindab ebaisekat ellusuhtumist, suuremeelset, heasoovlikku ja kannatlikku. See on kunstnik ja mõtleja, kes on tsükli eelmistel astmetel oma oskusi arendanud ning valmis nüüd oma teadmisi kogu ülejäänud maailmaga jagama. Ja see oli puust, jah? Puust, jah. No siuke väikene, nii selline. Tegel selle auto tegemisele. Kas see on vaba või? Jaa, see on vaba. Ma ütleksin seda, et tuleb nagu ikkagi nagu katsetada ka, kas sobib, et no kas on nagu ikkagi... Jah, kas on paras, see aitab. Ronile ja keskele siit. Kummel poole tuleb vasakule algusse. Suukoors või väga meeldib. Lahedad järved mõlemad, see on plastiline asjad. See on märgi. See on märgi, jah. See on see ise selle klassi. Meie vaatame soovine. Oi kui kihvt. Sellega nagu päris galerii. Kaabu on puudu. Saabas on. Saapa sisse, jah. Aina passi ära. Äkki võib tekitama siia siin sauna? Aitäh teile! Tulge jälle! Ootame ja lastega veel jälle!
et arhitektuur õnnistagu teid. Me tahame kogume raha ja selle jaoks, et arendada välja teine korrus ka. Et saaksime kunstigalerii seal rajada. Aitäh, kasutame seda tagasi teile. Minu jutt siis siuke, et mul on maakodu, kus on põllud ja suvel saab heina teha. Aga meil on ka siuksed vanemad traktorid, Bellarusid, kui kedagi huvitab. Ja talvel sai neile teha täiesti kapremont, sai täiesti lahti võetud, kokku pandud uuesti. Ja siis tuleb suvi, on vaja heina teha, ma vaaluta järgi panna, panen traktori juurde ja küsin onu käest, kes läheb just traktorisse käima panna, et kuule, kus 19 võtsi nüüd, mul on vaja vaalulood külge panna vaalutajale. Ja siis onu paneb traktori käima, ilgi kolingel mootorist läbi. Paneb uuesti kinni ja ütleb, näe, seal 19 võti ongi. Aga noh, mõtlesin, et tänast kontserti arvestades Ennast muinasjuttu saadab viipekeele spetsialist Kuu-Kau, kes soovib, võib mitte kuulata. Kana kakkab palu peale. Kana kakkab palu peale. See hakkab tossama. Kana ehk mu pära. Mõtleb, et mets põleb. Paneb jooksu. Jookseb. Jookseb. Jänes näeb kana ja küsib. Kana, mida sa jooksed? Mets põleb. Kes nägi? Ma ise nägin oma 2 kalli silmaga. Jänesel ka hirm, et äkki põleb temagi koos metsaga ära. Hakkavad koos jooksma. Jooksevad, jooksevad. Tuleb hunt vastu. Au, 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 au. Hunt, mis sa ulud? Mets põleb. Aga kes nägi? Kana ise nägi oma 2 kalli silmaga. Hunt paneb sammuti nendega koos jooksu. Jooksevad, jooksevad. Tuleb karu vastu. Mõmm, 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 mõmm. Mis see maa müdiseb? Mis siin lahti on? Miks te jooksete? Aga mets põleb. Kes nägi? Kana ise nägi oma 2 kalli silmaga. Karu ka teistega koos jooksma. Nii et maa müdiseb. Orav hüppab oksalt oksale. Kuulab, mis see müdiseb? Mis teil lahti on? Mets põleb. Kes nägi? Kana ise nägi oma 2 kalli silmaga. Orav ka jookseb teistega kaasa. Jooksevad, jooksevad, jõuavad siis metsa serva. Seal tuleb koer vastu ja küsib. Mis te, ullikesed, jooksete? Aga mets ju põleb.
kes nägi. Kana ise nägi oma 2 kalli silmaga. Kana ei näe niisamagi hästi. Kus ta siis veel metsa põlemist näeb? Vaatasid siis loomad kõik tagasi. Need ei vaata tagasi. Need ei vaata tagasi. Vaatasid siis kõik loomad tagasi. Ei põle mingit metsa. Läksid siis kõik laiali, on kõik mõtted ja tunded. Laiali on kõik taevas ja maa. Laiali on eesliia. Ja tere tulemast meie püha kuningriiki. Täna on meie kuningriigis suurepärane, fantastiline uus päev. Ja see on väga eriline. Sellepärast, et meie kuninganna, tütar, Katariina Elisabetalina, Emanuela, Sofia Salme 18. on jõudnud mehele mineku ikka. Ja kuningas Viktor Vassili, püha kuningas, tahab leida oma tütrele kõige parema mehe. Ja nagu tegelikult terve püha rahvas teab, siis meie kuningatütar on väga hea vaidleja. Ta on lausa nii hea vaidleja, et mitte keegi ei suuda talle vastu panna. Aga täna avastas kuningas, et see on ju väga hea võimalus, kuidas leida talle mees. Niisiis, kuulutame välja. Kuningatütre meheks saab mees, kes suudab selle kauni tütarlapse printsessi oma argumentidega pahviks lüüa. Ja palun, nüüd võivad tulla siia kõik, kes tahavad saada printsessi meheks. Tulgu siia järjekorda ja ma kutsun teid järjest vestlusele. Palun vabatahtlikud, tulge. Kes on? Kaunis teid. Pool kuningriiki. Väga tore. Praegu on veel täitsa vaikmega. No praegu nagu ei vaidlesi. Esimene! Aplaus! Teine! Nii. Palun, koputame. Pop. Palun minge sisse. Lava on teie. Tervist. Tere! Kuulsin, et võtsite meest. Kes teile seda rääkis? Suisa. Jah. Kas tõesti, kuidas te saate seda tõestada? Ma ei usu sind. See on igal pool ajalehtedes üleval. Postimehes, Õhtulehes, Nädalises. Aga too mulle üks ajaleht. Aplaus! Tuleb järgmine. Mini-aplaus. Kopp. Tere! Tere! Tahad mehele saada või? Mina, kes teile rääkis? Mingi naine oli seal väljas. Ma ei usu sind, kas sa saad seda tõestada? Naine! Tere! Ja ma ütlesin talle. Ta ütles jah mulle. Ma ei usu sind, sest see kõlas täpselt sinu juurest. Et ma ei näe teda mitte kuskil sinu juures. Ta muutus nähtamatuks. Kuidas sa saad seda tõestada?
asjani. Ma võin seda ise ka kasutada. Näed, siin ei ole mitte kedagi. Näed, ei ole kedagi. Ta on surnud. Sa oled ise surnud. Nii, tundub, et teine on ka maas. Nii, järgmised. Kes soovib tulla? See on väga-väga suur auhind. Saad endale naiseks midagi sellist. Kopp, kopp, kopp. Tere. Oled sa hea vaidleja? Ei. Kahju. Siis sul ei ole minu juurde mingit asja. No räägi. Sa tundub maitseb. Enda arust ma maitsen väga halvasti, sest mu lõhnaõlid on täiesti moest läinud. Sa oled printsess, siis sa ei saa printsess olla, kui sul on mingid nõmedad lõhnaõlid. Jaa, mingid armetud inimesed lõhnastavad minu tuba. Et see lõhn jääb mulle külge. Miks sa siis lased ennast lõhnastada? Mina lasen ennast, et nad lasevad minu tuba. Miks sa siis? Nad lasevad sinu tuba kuhu? Ma arvan, et sul ei ole siin asja, kui sa ei oska vaielda. Sinust minu tulevast ei saa. Mine siis juba. Blond ja tark. Ja pool kuningriigiga. Kopp. Sa sisse. Oled sa hea vaidleja? Väga hea. Aga vaidle siis minuga. Unustasin, sul ei ole võimalust, sest ma olen meister. Nii et sa võid juba konna pealt ringi pöörata ja sinna minna, kus sa tulid. Mine nüüd! Ma ei taha minna. No kuhu sa siis tahad minna? Ma tahan minna. Tead, ma ütlen, kuhu sa lähed. Sa võid kuu peale minna, aga sa minuga vaielda ei oska. Mine juba! Vot sellepärast, et sa ei oska vaielda minuga. Kuidas? Mida ma sinuga vaidlen, kui sa ei oska vaielda? Miks? Sellepärast, et sa oled, kuidas seda nüüd öelda? Rumal. No mida sa vaidled siin? Sa tead, et sa minu vastu ei saa. Mine nüüd sinna, kus sa tulid, ära tule siia kunagi tagasi. Või me viskame sulle praegu soiki peale. Oi. Miks? Sellepärast, et see on kombeks, kui mulle närvidele käiakse. Teener, palun ajage taga. Solge ümber. Solge ümber, jaa, palun. Teener, palun viigele minema. Lahkuge te haisete. Nii, kas on veel soovijaid siin rahva sees? Võivad ka naised ju proovida. Siin on meil päris vaba riik ju ja kõik. Vabandage, aga ma ei ole mingi lits või lesbi, kes peaks mingi naise Preili, ärge pahaseks saage. Ma ei kutsu ühtegi naist. Kutsume siis järgmise mehe. Ole vait! Lõpeta see mulitsemine! Teener, palun saatke ta minema! Mind ei tohi närvi ajada. Järgmine, palun kiiresti järgmine. Ole palun õige. Tere! Tere! Kas sa vaielda oskad? No vaatame. Mul on natukene külmek. Jääme soojamasse kohta. Aga mul ei ole külm. Mul on ihu nii kuum, et võin kas või linnu ära praadida. Aga mul on siin üks lind. Aga mul hakkab rasva tikkuma. No paneme nõu alla. No paneme tila alla. Mis see? Tila. See on liiga suur. No paneme kiilu vahele. Kas tõesti? Või tahate enne linna? Ei soovi. Eesriie. Ulatage mulle sealt seda. Andke leiba. Andke veel leiba, noh.
kuulsin, et õhtuks saab pannkooki, need pidid ülihead olema. Davai mehed, näeb siis hea naiseka. Mul on see pintsimäng on pooleli. Ja ma pidin ta vastama. Et siis kui pildistasid röntgenis ja niimoodi seda inimest, see oli näha, et tal on kõik täiesti pungil täis, midagi rohkem sinna ei mahu ja nii. Aga siis oli, panid talle nagu koogi niimoodi nina alla niimoodi. Ja siis järsku tekkis sinna kõhtu üks suur auk. Igal juhul mahub alati veits juurde, kui nagu midagi head ikka pakutakse. Mahub ikka ju. Mul algus ka sõbrad ja söönud leiba, siis ma ütlesin, et söö leiba, siis saab kõht kiiremini täis. Ei, nemad tahavad ainult süüa. Ei, ma praegu jõuan. Aga davai mehed, ma olen sinna teaduse töö tuppana. Mul see pinksimäng on parem. Ja kuule. Kohvi. Täiesti veider lihtsalt. Pärt oskab ikka päris hästi kütta. Mida antakse enne? Väheks on jäänud kuidagi. Ühesõnaga oli nii, et üks oli kuu aega ainult rasva ja teine oli ainult suhkrut ja siis oli see, et lõpus tuli välja, et nagu vahet pole kumba sööd. Võib tüüa nii rasva kui suhkrut, aga neid koos niimoodi nagu tihti niimoodi kokku segatuna, sellist loodus ei tsiteeri. Ja siis inimesel nagu, see ongi see, mis sõltuvust tekitab tegelikult kõige rohkem. See on see osa jah, söögist. Kõht on ikka päris tühina. Pole söönud terve päeva põmps midagi. Räägime. Ma panen ühe ampsu veel, siis ma olen minema. Aga davai mehed, mul sai kõht täis. Ilke, sul töötuba. Võiks sul kõhul midagi viga, et juba oled tühi ja... vaata, nagu kinni oleks, et nagu kõht nii suur, Ood või? Ja on küll, jah. Oi. Normaalne nüüd. Ma ei tea, natuke kahtlane, kui palju sa suudad süüa, vaata.
Andres, Tobi pole või? mul on niisugune kahtlane tunne, et sinu pärast on need teised vennad kadunud. Mis paneb sind edasi mõtlema? Jaa. Näed natuke imelik välja lihtsalt. Rahune vaada, sööba. Jaa, pole nagu väga isu. Tead, mis teeme koos? Noh. Mina vilistan ette. Mina vilistad järgi. Ma tean küll, ma tean seda, ma tean. Ma tean küll, kuidas see toimub. Mind sa ei söö. Mul oli vist puhk. Kes teisele mürki annab, see ise teda kannab. Käed ette! Käed ette! Näpud püsti! Näpud püsti! Nukita! Nukita! Pepu püsti! Pepu püsti! On aasta 2017. Üle Pühamaade on rullunud julm röstisõda. Leibur ja Fatser võitlevad omavahel. Kes suudab toota kõige kõrbemiskindlamat saiatoodet? Sa tantsid sama hästi nagu Sten Olle. Okei. Ahah, ma tean, mis on. Sinu puhul on näha, et evolutsioon käib tagurpidi. Jeesus armastab sind. Aga kõik teised arvavad, et sa sita peal. Ma ei ütle, et ma vihkan sind. Aga ma tõmbaks su elu stepist välja, et mu telefoni laadida.
Anna tulla! Su ema on jumala ilus. Aga sa ei ole. Mis rääkisid seal? Ai, vabandust, ma ei tea lollide keelt. Ai, see oli valus. Ma mõtlesin täna sinu peale ja mulle meenus, et ma pean prügi välja viima. Sa armastad loodust, olenemata sellest, mida ta sinuga tegi. Ai. Ja lugupeetud publikum, siin on meie ees järgmised võistlejad ja alustame järjekordselt sel aastal traditsioonilise suust suhu laulmisega. Et kui keegi veel reegli tead, siis käib mäng see niimoodi. Algab kõik kivipaberkääridega. Pinget on tunda õhus. Kivipaberkäärid. Ja siis edasi läheb nii, et lähevad otsmikud kokku, ninad kokku. 11 hakkab laulma ja teisel läheb suu lahti. Laulad senikaua, kuni mina ütlen vahetus. Kõigepealt algab kivipaberkääridega, nii rahune. Hoiame pinget. 2, 3. 1, 2, su ema. Siit hakkab laulma, siin läheb suu. Läks. Ma ei tea su nime, aga ma tean, et sa oled loll. Sa seda puud tead selle, ma ei ulata selle käes ümber panna, sa oled täpselt samasugune. Vahetus. Alati nii loll või tal on mingi eriline päev. Vahetus. Tead, mis see? Kas seda lampi näed või? Ma olen sama erega, vaata seda varju näed. Sa oled sama tume. Vahetus. Ja meil ei tule võitjat, meil on, siin on võitja. Olen. Jah, kahjuks. Vau. Hea pusa. Mängid väga hästi sütt. Sonks. Papud. Punane. Punane. Nice, kuule. Nice. Kena kandse. Oi, kui hea see. Noh, punane. Üli hea see. Noh, punane. Kui ägedad tüübid olete. Amina? Sa võid siia. Pärast näeme. Mis see hind on? No hind on tõesti väga hea. Okei, põhimõtteliselt võib praegu niimoodi teha, et kui te ütlete mulle hinna, siis ma kaalun seda, aga kui lihtsalt te hinda ei ütle, siis ma panen toru ära lihtsalt järgmise 10 sekundi jooksul. Hind on meil läbi aegade kõige parem hetk. Okei, öelge mulle selle lihtsalt tolmuime hind, palun. Muidu mul ei ole siin vaja toru otsas.
kõrkuda? Hind on siis masina taset arvestades tõesti kõige parem pakkumine, mis te üldse saate saada. Äkki siis mõni teine kord, ma arvan, et helistate mulle mingi 3 kuu pärast uuesti ja siis ma saan teilt uuesti hinge küsida, eks ole? Ei, tõesti, me võime teile selle saata. Hinga! Hinga! Ma tahan teada selle asja hinda! Hinda! Loe 10-ni! Hind selgub hiljem! Eesriie! Ei ole! On küll! See on ümmargune! Ei ole, see on ümmargune! See ei ole lapik, see on ümmargune, saad aru vä? Come on, sa ei saa üldse aru, ma olen lapik, saad aru vä? See on ümmargune! Kuule, see ei ole ümmargune, see on lapik. No kuidas see saab lapik olla? Aga kuidas sa saad siis Soomest näha Eesti tuletorni? Ei, ma on ümmargune. Ei ole, ma ei ole ümmargune. Miks siis on Startikasse minek on nii kallis? Aga kuidas siis maakera saab ümber päikese tiirelda? Ta on siukene nagu tegelikult siukene satelliit, lihtsalt pearõvi ümber. Ei, on endiselt ümmargune. See on isegi kaardil märgitud. Kuule, kaardid kõik valetavad. Iga aastaga läheb USA aina suuremaks ja suuremaks. Maakas. Aga mitte nii kiiresti. Alguses see USA oli niimoodi 2003 aasta, mingi 1,6 miljardit hektarit maad. Bla, 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 bla. Mina tean, et maa on ümmargune. Haa, kus sa tead, alati eksitakse. Aga vot kosmosest on näidatud. Aga kui kosmos pole olemaski tegelikult? Kust otsast? Kuidas siis tähed saavad taevas olla? See on lihtsalt kleebitud. Ma arvan endiselt, et maa on ümmargune ja tähed on kosmoses. Aga kui kosmos pole olemas, ei saa nii tähti ka olla. Ma tean, et kosmos on olemas ja maakera on ümmargune. Ei ole! Selle vastu ei saa vaielda. Saab küll. Aga ei saa. Aga miks siis tore Maias arvas, et maa on lapik? Saad aru? Kes see? See on see mingi Egiptuse mingi tähetark lihtsalt vaatas ja ütles, et see on mingi vaip seal üleval. Vaip? Jaa, see on tähed peal lihtsalt. Mina tean väga hästi, et tegemist on kosmosega, kus on päris suured gaasi hõõguvad kerad. Gaasi hõõguvad kerad. Ma mõtlesin, et seal on midagi muud peale gaasi hõõguvate kerade. Olen kindel, et see on just seesama. Ei, Oso, sa ikka valetad. No saad aru, kui sa oled Sina valetad rohkem, et suur lausa suitseb. Oota, minu suu suitseb. Sina ei ole maaks, sina lihtsalt veere minema. Olla minema. Enda arust ma olen rahulik inimene, kes voogab. Meid ei huvita, kas sa oled vool või voo. Mine voola minema. Saad aru, et ma olen lapik ja kõik korras. Mine mässa edasi, miks sa siin mässad? Mida mässad? Mina olen täiesti rahulik inimene, lihtsalt tekitan siin ülestõuse. Kõik korras, saad aru või? Saad aru? Sa ei saa minu vastu vaielda. Valetad kõik. Ei ole. Eesriiel. Mis sa lõppisid? Mis on elu? Elu on see, mis on meie ümber. No, mis meie ümber on? Meie ümber on taevas ja maa ja loomad ja rahvused inimesed ja noh. Meie ümber on kõik huvitavat elu. Ja mina tean kindlasti, et elu on väga tähtis. Ja elu. Mõned elavad 100 aastat ikka, ei tea, mis on elu. Aga mis sina arvad siis, mis on elu? Ma ei tea, mis on elu. No elu on see putukas siin maad ja elu on see mingi see väike lill seal taeval. Ja elu on see, ma ei tea, mingi... Seda nimetatakse meie ümber olevat.
no, me mul on ka elus, aga no me ei ütle, et see on elu, noh. Come on, see ei ole normaalne. Kas sa arvad, et näiteks see väike leht võib olla elu? Jaa, see võib täiesti olla elu. Siin on bakterid, kes lagundavad seda. Näed, noh. Me võivad siin ka lagundama hakkama. Ära muretsi. Mind lagundatakse siis, kui ma olen surnud ja mullal. Aga ma mõtlesin, et sa oled selle organi doonorlusega, et doonerdad enda need võistlused. Ausalt öeldes ma ei saanud mitte midagi aru. Doonerdad on võistlused. Sa doonerda esimesena. Aga kuule, aga ma pean selleks ennem surnud olema. Elu. Aga kas sa ikkagi tead, mis on elu mõte? No elu mõte on elada, noh. Mis veel võib elus olla, noh? Lihtsalt kallistada ja siis teha. Ei asja, ma ei saanud mitte midagi praegu aru. Elu mõte on lihtsalt elada ja teha siuke tatsu. Kas sa siis endiselt vaidled minu arvamuste vastu? Jah, ma vaidlen. Aga ma olen targem. Ja ma olen pikem. Ja ma olen lühem. Ja mind ei huvita. Ja mind ei huvita, et sa pikem oled. Minul on poole rohkem sinu IQ-st on ju. Ja, ma olen ka. Sa ei tea isegi, kui palju on 1 + 1. 1 + 1 on 11, sa peaksid ise ka teadma. Vabandust, aga kui sa mõtled seda huumoriga, siis õige. Ja kui sa seda huumoriga ei mõtle, siis täiesti vale. 2 + 7 on 16. On 2 × 7 ja siis plööd 2 juurde on 16 ju. Ei ole ju 9. 9! 2 + 7 on 16, saad aru või? Jaa! Rahvas, öelge mulle, kas ta mängib lolli või on loll? Ei või jah. Sorry, sa ei saa must pikkusest vastu. Saan ikka küll! Aga vot ikka ei saa! Saan ikka küll! No ikka ei saa. Ära ole siukene voo. Istume nüüd äkki Elu! Kes nüüd siin on muidu? Mingi rännrahtud või? Ma ei tea, mul pole aimugi. Me pealt äkki saame... Äkki nad veeravad? Midagi. Kuhu nad lähevad? Ma ei tea, et veerab minema. Nii, kas me jääme nüüd ühele nõule või ei? Loomulikult mitte, vaid midagi. Ole minu juures selline. Mina tean, et elu mõte on see elada ja nautida seda, mis on. Eesriie! Tere! Palun, kas kuuldused on õiged? Kas suur Bošo on meie maal? Ära ütle seda nime nii. Ütle see veel ilusamalt. Kuuldused vastavad tõele, ta on tulemas, ma tunnen. See võiks lahendada. Vaate, ma viimasel tunnen ennast hapralt. Teate mu... Ütle mu laps. Mu aura on kuidagi hõre. Kuidagi... Väga halb. Kohutav. Bošo saab teid aidata. 600 eurot. Tunnen veel, et... Jaa. Mul on aura paremas nurgas on mingi must plekk. 700 eurot.
ma proovisin kristalliteraapiat ja roomiterapiat. Ma isegi käisin naustja juures. 1000 eurot. See on kõik, mis mul on. Minge sinna poolegi teha. Čakrad on kuidagi nii kinni viimasel ajal, et ma ei tea, mida ette võtta. Ma tunnen. Kõik. On kinni. Aura ja kõik ja čakrad ja kõik on kinni. Et siis ma tean, kus teid saab aidata. See on tõsi. Te ei pea midagi ütlema. See on kõik nii kohutav, kui sees. 1000 eurot. Istuge. Eesriia. Tuleb. Öelge mulle. Köömini. Kas te näete teda? Ärge uskuge teda! Näe! Ärge uskuge teda! Tule siin ära! Ta on tegelikult! Kas sa saad ära? Ta on tegelikult! Kas sa näed ära? Öelge Aivar Uun! Ei ole midagi! Ei ole!
hea kuju. kui endesse vajutad hõõguva näo ja pühapäev hinges sind uskuda laseb, et õnne vaid kauguses kukkuvad käo. Keeruta, lennuta linalak neidu kell silmist, nii kelmikaid sädemeid lööb. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saaremaa heinamaad ja Super! Mul oli täna täiega ülilahe, et ma sain lihtsalt tõesti ise ka töötoas osaleda. Muidugi mul läks üle aja ja teistest nagu väga ei saanud. Piret nagu teadus sain teha, aga ma tegin täna puulusika. Ei no, see eilne õhtu oli ikka nagu aitab vist nagu hea, et Ma tegin nalja, ega ma päriselt ei mõelnud, ega mingi inimsööja ei ole. oled kindel. Muidugi. Nalja teete, ise olime koos, mõtlesime selle etüüdi, ega ma üksi selle peale ei tulnud. Ma ei tea, päris seda ikka päris ei plaaninud. Aga ennast väga hästi rolli sisse, kui proovige mõelda. Väga reaalselt. Proovige mõelda lihtsalt selle peale ka, et no, ma tõesti olen suuteline sööma lihtsalt toorest liha. Ma ei söö isegi toorest liha, ma ei saa aru, kuidas see on nagu ebanormaalne. Võib-olla mitte teiste inimeste. Niimoodi, et salaja käin lihtsalt kuskil ja peitan ja Täitsa võimalik. No okei. Anname andeks äkki või? Sain no mingi 2 tüdrukut ja saab magada, et see ei ole õlle. Teeme grupi kallime. Anname andeks. Anname andeks. Urmo tuleb! Nii. Ja kus Olger on? Olger jälle laseb üle, jah? Oi, kui vaata, kolmas Tiia on. Ja alustame prooviga, noh. Nii, 3 peale, eks ju. Seal. Teele. Mis see on? Mul pole sõnad. Ma tahaksin pausi laulda. Teele. Vahet telefon ära, eks ju. See on nagu austuse vastu, vaata, et sõnad ei ole peas. Et need peaksid ju ammu peas olema. Kolmas Tiia hoopis. Okei, ja alustame. 3 peale. Ja. Kirke. Miks sa varem sisse tuled? Näitasime hinda ja siis... Ja, minu pahan. Nii. Nii, uuesti. Miks sa magad, proovi? Nii väsin, ma nii palju pole üldse maganud. Mis mõtled? Mõtlesin poiste toas, öö lõbu. Palun, võtke kokku ennast, eks ju. Ja. Okei,
Hiie! Kas sul on nagu mingi flööt kurgus või? Seal on laupäeva õhtused. Mitte. Seal laupäeva õhtused. Joo, Hiie. Proovime ühe korra veel. Teeme ainult alguses läbi ja siis lähme kirikusse. Nii. Okei, väga hästi. Lähme kirikusse. Veel 8. Eesriie. See on siis Jaa, muidugi. Olla teatta. Urmo, tule korra kööki. See oli just. Moi! Missä täällä? Aurinko! Helsinki! Olko se Saaremaan valssi? Saaremaan valssi! Onko se Saaremaan valssi? Viro! Tiia jäi ka vaatama. Helsinki! Mitä hämähäkki? Onko se Saaremaan valssi? No, Georg Otsa, Saaremaan valssi. Onko? Ah? Ma ei tea, kui normaalne. See on uus ilma. No, Viro. Kädessä. Näettä kädessä. Täällä. Kädessä, näette kädessä. Kädessä, eettekö kädessä? Kädessä. Pöytälako, yste. Onko? Peppu, uppi. Sutsi, Viro, sutsi. Sutsikko. Sutsi, Viro. Sutsikko, sutsi, Viro. No nii. Jälle on viimane õhtu. Saaremaa valss teema. Nii, davai, ideed. Mul on nagu rämedalt teisi nagu. Ma mõtlesin nagu, et mida võiks šamaaniga teha nagu. Ma ei tea, siis... Ma ei tea, ma lihtsalt mõtlesin, vahet ei ole. Igatahes... Väga hea mõte, väga hea. No, las edasi, lõpuni välja. Me võiks näiteks... Ma tahaks tegema nii nagu sõnalist ja tahaks mingit... Teeme draamat. No teeme lihtsalt moodsat tantsu. Moodsat tantsu. Šamaan, kes teeb moodsat tantsu. Ma ei... Jaa, see on halb mõte niikuinii.
teeme moodsat tantsu lihtsalt. Jaa, šamaan kestab moodsat tantsu. Ai, see oli. Mul on mingi mõte, aga ma ei tea, see on vist veits loll. Tudur mõtted, oi. Sa suudad seda. Head mõtted pähe. Paremad välja. Mõte võiks olla mingi see, et nagu okei, kasutame selle moodsa tantsu ära. Teeme nii, et siin on keskel on mingi ämber, eks ju? Nii, ämber. Meil on ämber. Meil on ämber. Meil on ämber. See on väga nice. Nii, meil on mingi ämber, eks ju? Siis keegi kõrjub, et davai, 1, 2, 3 ja meie see kava läks, eks kõik jookseb mingi täiega keskele. Ja siis üks tüüp paneb nagu täiega ämbrisse, vaata. 1, 2, 3 kava läks. Jah. Siis ma nagu panen täiega molli. Ei, see. Peaaegu, nii, ei. See on see bucket challenge. Vaatasin täiega ämbrist. Ei no ma mõtlesin, et oleks seda kättemaksu kontori seda sünnipäeva võrmarit teha. Sünnipäev, mul väljas sünnipäev. Ma valsin trauma kellelegi, et rahvale trauma ja siis nagu, et kui ta kuuleb seda, siis ta on pöö ja seda nagu teistel kokku. Kõik just liiga. Jaa, kes tantsi tegelikult. Ma ei tea tüübid, äkki nagu teeks lihtsalt nii, vihkaks selle nagu Saaremaa vaesti lihtsalt, no vahet ei ole see teema ju. Lihtsalt, ma ei tea, nagu, mõelda nagu teisi asju ka, eks. Nii, šamaan, mis teeb kontempori tantsu. Te liiga viiseliselt. Kontempori. Nagu ilma Saaremaa vastu täitsa või? Teeme näiteks, teeme Tammsaare. Kolmandad, tõde õigus. Ma ei tea, no. Terve raamat. Läheme lavale, teeme seda moodsat tantsu nagu. Kuidas see mood on? Näita palun. Ma hetkel ei näitaks seal. Ei saa niimoodi. Ei no ma põhimõtteliselt. Kuidas see käib? No moone tants on lihtsalt vaata, no sa tead küll, me tegime, see on lihtsalt see. See on põhimõtteliselt see, mis sa tead. No moodne oli küll, jah. Mõni idee. Allan, come on, no meil on... Juba kutsu, me peame minema kohe, come on. Teate, noh, teeme niimoodi, et võtame vaata Saaremaa valsi, on ju? Jah. Paneme selle meie kõigi keskele. Teeme selle sama juttu, nagu me siin rääkisime. Aga kui isegi töötab, no okei. Juba lähme. No davai, teeme ära, vahetele mul nagu väga ei meelda, aga... No davai. Proovime. Eesriige. Esimene vaatus. Kuidas Pärti vanaema kohtus vaidles Raimondiga? Aga tol ajal olidki asjad teistmoodi. Asju saada, selleks sa pidid tundma inimesi ikka. Aga kes tuu on? Kas teie oletegi Mita? See on sõbranna. Et ütlesite sõbranna kaasa. Ma loodan, et ei sega. Mis? Raimond? Meeldib? Aga kes tuu on? Tore, et saite tulla. Ei tore poiss. Aga sel ajal siis ikkagi minul olid väga head naabrid. Ma sain neid ikka... Kuidas siis vahepeal läinud? Ei, ma sain teie viimase kirja kätte ja väga armas oli seda lugeda, ega endal mis ta siin läheb. Aga millega ta siis Raimond tegeleb? Raimond on muusik.
et mis ta seal läheb, ma konutan seal. Poja, ulata suhkrut. Pane mulle 2,5. 3 on liiga magus, aga 2 ei ole. 2,5, see on täpselt parem. Tore, et te sõbrannad olete seal. Ei. Ma lihtsalt jah, et sa küsisid, kuidas läinud on, et ega ta väga ei lähe praegu. Ma konutan seal Raplas. Tead, mina ka muud ei tee, kui päeval läbi konutan. Vahepeal käin jalutamas ka. Jalutamine on hea. No vot jah, ma käin ka seal Raplas jalutamas, ega seal midagi muud nagu teha ei olegi, et ilge igav linn on. Et ma ei tea, kuidas ma sinna üldse sattusin ja räägivad küll, et seal on mingisugune rahu ja jõgi voolab ja nii edasi, aga noh, ikka jube igav on ausalt öeldes. Kus see Raimond elab? Et jah, et just räägingi siin, et ta on Raplas praegu asjaolude ja kiuste niimoodi. Raplas sina või? Jah. Ja mina kunagi teadsin ka Raplast ühte poissi. Ah nii. Ma enam ei mäleta, mis ta nimi oli, aga ta oli ka üks poiss. Kuidas teil läinud on? Teate, ma eile käisin. Väga hästi. Eile käisin just kodas oma tuttaval Roosil. Aga nii. Ja tal oli 2 last. Aga kirjutasite viimati vist, et sai esimesed nüüd juba teine maimuka ka tulnud, jah? Ja minul on Roosidel juba ammu nupud peal. Varsti lööb õitsele täitsa. Teate jah, ma arvasin, et te tulete 2:30 juba, et ilmselt oli võib-olla raske kiiresti liikuda ka, et kahekesi tulite, et aga praegu on nüüd selline loll lugu, et mul läheb kohe buss sinna samasse Raplasse, see on ainuke ka, mis käib päevas, et võib-olla kirjutame veel ja... Äkki osame varsti kokku jälle? Tead, sa võid mulle helistada ka. Ja et ühesõnaga väga meeldiv oli ja võib-olla siis kirjutame, vaatame, võib-olla õnnestub leida võimalus. Aga väga meeldib, soovin teile head tervist ja... Las ma veel korra vaatan. Aga ma siis kohvitoss jätan praegu nägemist siis, jah? Ja ei, me peseme ise. Tere tulemast Rapla iga-aastasele traditsioonilisele Raimond Valgre nimelisele ja tema auks korraldatavale koorifestivalile, mis toimub see aasta Raplas esimest korda. Avasõna saab Ilves Pere, Rapla vallavanem. Ilves. Nii nagu meile meie kallis Raimond alati rääkis, et Rapla on üks ütlemata lõbus linn, kust saab ammutada väga palju inspiratsiooni ja oma kirjades on ta märkinud ka ilusat jõge. Ja ma tahaksin ka ära mainida, et ta käis Rapla algkoolis. Ja mis mul siin ikka veel öelda on? Raimond armastas meid ja meie armastame teda. Aitäh! Väga kaunid sõnad. Ja on tore tõdeda, et iga aasta võtab üha rohkem koore. See aasta on neid 1. Selleks on meie Rapla oma koor,
valgrekese. Enne veel, kui asume konkursi juurde, mainin ära kava. Esimeseks looks on kohustuslik Raimond Valgre kirjutatud Saaremaa valss. Teine lugu on vabalt valitud. Konkursi hindab žürii noor tilk. Kutsume lavale koori Valgrekese. Tere tulemast dokumentaalfilmi, kus uurime ameraaside, põlisrahva, kombeid ja muud sellist. Vaatame siis lähemalt. Kaugel silmapiiril on näha alfa emast, kes meelitab trummimänguga isaseid ligi. Algamas on ameraaside iga-aastane tants. Slav! Slav on isaste ligi meelitamiseks. Emased teevad erinevaid liigutusi, et meelitada isaseid ligi. Liigutused panevad neil higi voolama. Isaseid tuleb nii väljaspoolt saarestikku kui ka saare sees. Ameres märkas. Las saarel möllatab, ikka hea, kui mitu päeva jäänud. Üks päiv jäänud. Ei minema veel peab.
tuleb laste kätte anda. Mandariin on magusam, riinimanda nägusam. Et nõnda see juhtus ei ole eriliselt kellegiga seotud peale Hando Runneli, kes need värsid maailmale andis ja me oleme seda kandnud nii palju aastaid ja need seltskonnad ei ole mingid hiigelt suured, et see ei ole selline massidele maitsev, et mandariin maitseb massidele. Valter kunagi kasutas sellist kujundit, et mandariin on nagu lihtne, see on mingi maitsev, aga riinimanda tahab väga palju vaimset pingutust ja mingeid püüdlusi, mis on märksa keerukamad kohale jõuda. Ja kuidagi täna lihtsalt siin olles ja selles laagris eriliselt see riinimanda helina kujund on midagi, mida ma tahan nagu jagada. Mõistate, et sõnameistrid oleme, kui teie jaoks me riinika ja täna kokku võtsime. Siin turve nüüd me täname ja väga loodame, et ära meid ei unusta, sest laulu peale tahaks ikkagi veel kunagi pääseda. Pillet me ei unusta, mis oleks koor küll teemata, kuid imbist küll ei räägi me, sest pole teema asise. Me nunnud oleme ja ära nüüd me läheme, kuid ärge kaua nutke veel, sest ristuvad peame teed.
lahti sõlmima. siis te võiks